uuesti kuulata, kui soovi on. Aga meie koostöö siis erinevate firmade ja organisatsioonidega, kellele me aitame siis tööandja brändingut teha ja brändisaadikute programme kokku panna, algab tegelikult reeglina alati auditist ja mõtlesimegi, et kuna huvi selle teema vastu on, et räägime siis täna sellest, et kuidas te ise saaksite auditeerida siis oma ettevõtet või organisatsiooni, et kas siis, mis seisus nii-öelda siis täna teie organisatsioon või ettevõte on lähtuvalt siis tööandja brändingust. Ja ma loodan, et kõik on kenasti kosta. Palun teil olla võimalikult aktiivsed, et te võite kogu aeg, meil on ainult tunnikene täna, et võite vahele segada, küsimusi küsida. Loodame, et olete aktiivsed ja siis annate meile märku, kui midagi heli või pildiga juhtub, sest et seda ei pruugi meie tähele panna. Tere ka minu poolt ja rõõm teiega järjekordselt virtuaalselt kohtuda. Mina olen Olesja Saue, olen Goal Marketingi strateegia koolitaja, juhtimiscoach ja kõikides väga paljudest erinevates rollides sisuliselt tegelen ma sellega, et aitan inimestel ja organisatsioonidel üles leida see unikaalsus ja seda maksimaalselt tööle saada selleks, et saaks saavutada soovitud eesmärke ja tulemusi ja samas olla oma eluga rahul ja õnnelik. Et ka brändisaadikute programmide kontekstis näeme me järjest rohkem, et kui tihti organisatsioonid alustavad brändisaadikute programmidega just selleks, et rohkem olla nähtavad ja pildis ja võib-olla liigi meelitada uusi potentsiaalselt töötajaid, siis väga suured boonused brändisaadikute programmidel on ka olemasolevatel inimestel, kes selles ettevõttes töötavad. Ja minu kireks on samamoodi siis müük, turundus ja bränding ja täna siis igapäevaselt aitan ettevõtteid ja organisatsioone nii siis korporatiivbrändinguga kui tööandja brändinguga, kui siis ka tegelikult võtmeisikute persooni brändidega. Aga kuna me Olesjaga siin juba õige mitu aastat koostööd teeme ja neid brändisaadikute ja tööandja brändingu webinare oleme ka juba varsti aasta aega teinud, siis nii tore, et olemegi teie käest saanud erinevaid soove teemade osas, et tänaseks on meil siis tegelikult aasta lõpuni need webinaride teemad kirjas, et kes siis millegi vastu huvi tunneb, siis pange endale kuupäev kirja ja kindlasti saadame meeldetuletusega LinkedInis või siis kes on meie emaili listis, saab samamoodi selle info ja siis kes kuulama ei jõua, siis saab ka salvestusi ja meil on ka eelmiste teemade salvestused olemas, et saate siis järgi kuulata, kellel huvi. Aga meie siis võib-olla eripära on see, et just selleks, et motiveerida brändisaadikuid ja leida see win-win lahendus ühelt poolt organisatsioonide ja ettevõtete ja teiselt poolt neis töötavate särasilmsete saadikute vahel, siis me lähenemegi võib-olla sellele tööandja brändile natukene teise nurga alt. Me läheneme siis sellise 360-kraadise lähenemisega, mis võtab siis ka fookusesse tegelikult töötajate persoonibrändid ja ka seda auditit tehes, millest me täna räägime siis ühelt poolt ettevõtte ja organisatsiooni auditist siis tööandja brändingu seisukohast, aga teisest küljest ka, et mida siis silmas pidada töötajate või siis nende potentsiaalsete või olemasolevate brändisaadikute puhul,
puhul, et mida siis auditeerida või mida siis alguses võib-olla millele tähelepanu pöörata, enne kui siis alustada brändisaadikute programmidega ja kes juba nii-öelda stardi on teinud, siis ei ole üldse hullu, et tegelikult neid auditeid võib vabalt teha ka kord aastas, kui on suuremad organisatsioonid, siis võib vabalt ka tihemini, et vaadata, mis olukord on ja mida siis on vaja, võib-olla mis on sellised kitsaskohad ja kuhu rohkem siis nii-öelda sellist vunki juurde panna. Ja nagu Evelin ütles, siis ka tööandja brändi auditit näeme me just sellisena, et tuleb vaadata kõigepealt organisatsioone, aga siis samas tuleb vaadata ka töötajaid ja nende persooni brändi ja hetkeseisu. Ja kui me räägime tööandja brändist ja tööandja brändi saadikute programmidest, siis väga olulist rolli mängib juba olemasolev organisatsiooni kultuur ja ka see, kui kirglikud on töötajad, kui suur ja tugev on just töökirg. Ja see teema mind isiklikult väga paelub, olles ise kirglik inimeste ja arengu suhtes. Huvitavad mind teemad, kuidas aidata inimestel üles leida ja õigemini kasvatada töökirg, sest nii brändisaadikute kontekstis kui ka persoonibrändingus me näeme seda, et kirg on üks olulisemaid asju, mis aitab inimestel astuda lavale, teha õigeid samme ja rääkida asjadest, mis neid reaalselt huvitavad, nii et see kõnetab ka teisi inimesi. Et ka brändisaadikute programme võikski vaadata sellisena, et see on väljund, mis on suunatud väljapoole, aga oluline on alguses vaadata ka seda, et kas töötajatel on arusaam sellest, et kui oluline nende töö on, et mis on nende isiklik tähendus, kas ja mis tasemel on ettevõtte sees koostöö, kui tunnustatud nad on ja millised on suhted nii kolleegide kui ülemustega ja millised on võimalused arenguks ja mida paremini on need asjad organisatsioonis lahendatud, seda lihtsam on ka brändisaadikutel täita oma saadiku rolli nii, et see tuleb neil väga loomulikul ja autentsel viisil välja, sest nagu ma ütlesin, kui me mõtleme brändisaadikute programmide peale, siis tegemist on meie sisemise kultuuri ja oma inimeste kuvamisega väljapoole ja siin mängib väga suurt rolli just see, et ühest küljest, kuidas inimene tajub seda, milline on see organisatsioon, milline on tema roll organisatsioonis, aga jällegi hästi suurt rolli mängib just see, et kes ta inimesena on, millised on tema enda väärtused, millised on tema enda tõekspidamised ja eesmärgid. Parem järgmist slaidi ka. Et selleks, et meie olemasolevad töötajad, isegi kui nad on väga rahul oma ettevõttega, hakkaks aktiivselt jagama tööalaseid postitusi, sellest järgmine samm, et nad hakkaks olema arvamusliidrid antud valdkonnas, on oluline, et neil oleks väga selge arusaam sellest, kes nad on, oleks loodud väga selge seos isiklike ettevõtte väärtustega, ratsionaalselt oleks see tajumine, et see töö, mida ma teen, on tähendusrikas ja kõik asjad organisatsioonis nii, nagu ma tahan, et oleks emotsionaalne seos selle tööga ja ettevõttega ja olekski kirg nii töö ja valdkonna vastu kui ka kirg organisatsiooni vastu.
mis on jällegi protsess, mida on võimalik juhtida ja töökirg kasvab siis, kui sellega tegeletakse. Ja sellega kaasnebki see, et ma olen aru saanud endast ja enda isiklikest motiividest ja eesmärkidest. Ma olen aru saanud sügavamal tasemel oma töö ja ettevõtte rollist ja siis ma olen valmis ka seda soovitama, et siis see valmidus organisatsiooni soovitada teistele inimestele on hästi oluline ka brändisaadikute programmidesse ja brändisaadikute programmid aitavadki just sellist käitumuslikku muutust teha, et ka igapäevastest tegevustest, ükskõik kas online'is või offline'is inimene räägib oma tööst, räägib oma organisatsioonist nii, et see meelitab ligi ka parimaid talente väljastpoolt, see loob autentseid suhteid kas klientidega, koostööpartneritega ja nii edasi. Ja siis selleks, et brändisaadikute programmid õnnestuks, peaks vaatama kõigepealt, kas kõik eeldused organisatsioonis olemas. Kindlasti brändisaadikute programmid ei ole lahendus sisekultuuri parandamiseks, vaid pigem selle võimendus. Ja siis, kui me räägime tööandja brändi auditist, siis võikski alustada just sellest, et me vaatame väga kriitiliselt peeglisse ja hindame ettevõtte sisekliimat, kui rahul on meie töötajad, kui kõrged on soovitusindeksid. Ja kui siin on kõik paigas, siis me saamegi hakata teadlikult looma brändisaadikute programme selleks, et kõik ägedad asjad, mida meie oma ettevõtte kohta teame, mida me teame, kui me teame, kui ägedad inimesed meie ettevõttes töötavad, siis see paistaks ka väljapoole. Ja siin on jällegi hästi oluline, et me vaataks ka seda, et milline on meie ettevõtte kuvand füüsilises maailmas ja milline on meie kuvand digitaalses maailmas, sest hästi tihti võivad nad olla vastuolulised, et ettevõte, mis on väitseks väga tugev, võib-olla ka turuliider, kui vaadata selle ettevõtte sotsiaalmeediat, vaadata näiteks juhtide sotsiaalmeedia profiile, siis ei teki sellist arusaama ja tundub, et hoopis tegemist on väikse ettevõttega, kellel on väga vähe jälgijaid sotsiaalmeedias ja siis vastupidi ettevõtted, mis on alles alustanud, ei ole turul väga midagi saavutanud, aga sotsiaalmeedia annab võimalust luua sellist väga ilusat kuvandit ja see mängib väga suurt rolli tänapäeva maailmas, kus me kõik kujundame oma arvamust ettevõtte organisatsiooni kohta selle info põhjal, mida me leiame digimaailmas ja eelkõige nendes kanalites, nendes sotsiaalmeedia kanalites, mida me ise kasutame ja siis vaatamegi seda, et milline on meie kuvand, milline see peaks olema ja vaatamegi just meie potentsiaalse kandidaadi või potentsiaalse kliendi pilgu läbi, et mida näiteks Google otsing või Facebooki otsing näitab. Siis kui me alustame brändisaadikute programmidega, siis tasub alati vaadata üle ka seda, kas ja mismoodi praegu meie töötajad sotsiaalmeediat kasutavad, kas ja kui palju nad meie ettevõttest juba rääkivad, sest statistika näitab seda, et enamus töötajatest
ettevõtetest omab kas või ühte sotsiaalmeedia profiili ja vähemalt 50% töötajatest ühel või teisel määral oma ettevõttest räägivad. Et oluline ongi üles leida just neid, kes on sotsiaalmeedias aktiivsed erinevates kanalites ja siis kohe alguses pakkudagi neile võimalust brändisaadikute programmidest osa võtta just selleks, et kõik inimesed, kes on meie organisatsiooniga seotud, kes esindavad meie organisatsiooni, tegutseks läbimõeldud, tegutseks strateegiliselt ja liiguks ühes ja samas suunas, sest kui me jällegi mõtleme brändisaadikute programmi eesmärgile, me tahame, et ükskõik kus, ükskõik kes ei puutuks meie organisatsiooniga kokku, tal oleks väga selge, väga konkreetne ja terviklik kuvand, õige kuvand meie organisatsioonist. Ja jällegi, kui me mõtleme selle peale, et tänapäeval see kuvand ei teki enam vaid sellest, mida me ise oma ettevõtte kanalites räägime, vaid see kuvand tekibki nendest pisikestest postitustest, erinevatest piltidest, erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel ja töötajad esindavad ettevõtet 24/7, kas teadlikult või mitte. Ja brändisaadikute programmid aitavadki töötajatel aru saada sellest, kui suurt rolli nad brändisaadikul mängivad ja panna see sotsiaalmeedia ja digimaailma tööle nii enda kui ka ettevõtte kasuks. Väga tihtipeale esimesi koolitusi, esimene tagasiside, mis inimestel tuleb, et ma lähen vaatan nüüd oma profiili üle, et millisena ma teistele paistan ja kuidas üks või teine postitus võib ka minu ettevõtte mainet mõjutada. Jällegi, kui me räägime tööandja brändi auditist, järgmine samm on vaadatagi üle, et kuhu me tahame sellega välja jõuda ja panna paika väga selge plaan, selgete mõõdikutega ja selgete tegevustega. Ja siin mängibki rolli just see, kui palju me tegeleme oma töötajatega, kui palju me planeerime ette, milliseid tööriistu, milliseid koolitusi meil on vaja teha selleks, et meie töötajad saaks maksimaalselt toetada meie ettevõtet, sest brändisaadikute programmide edu seisneb ju selles, et töötajad järjepidevalt on nähtavad, järjepidevalt räägivad oma ettevõttest, järjepidevalt jagavad oma arvamusi ja ideaalis kujunevadki valdkonna arvamusliidriteks. Sest tänapäeval väga suur osa ju meie igapäevasest elust, igapäevasest tööelust toimub sotsiaalmeedias ja kuidas seda kõike integreerida niimoodi, et selleks võidaksid töötajad, selleks võidaks ettevõte ja samas töötajad ei veedaks aega ainult sotsiaalmeedias ja töö jääks tegemata. Ja siis brändisaadikute programmid on kindlasti väga strateegiline ja planeeritud tegevus. Siis järgmisena tasuks üle vaadata ka seda, et kas juhatus või omanikud on paadis, kas nad on valmis brändisaadikute programmidega alustama ja mitte ainult heaks kiitma, et selline programm ettevõttes käivitub, vaid kas nad on valmis ka võtma rolli brändisaadikuna. Sest hästi tihti organisatsioonides just probleeme sellega, et kuidas tippjuhtkond saada sellise brändisaadiku rolli, aga igas ettevõttes on võimalik üles leida inimesi ka tippjuhatuses, kes on aktiivsemad, kes saavad rohkem aru
sotsiaalmeedia võimalustest ja tahavad näidata eeskuju, sest jällegi mida rohkem on juhid kaasatud, mida rohkem juhid on ise pildis, seda rohkem nad inspireerivad ka töötajad järgnema sellistele initsiatiividele. Et kui me alustamegi sellest, et vaatame üle, et kus me juhtkond praegu on, et kuhu me tahame välja jõuda, siis me saame oma brändisaadikute programme vastavalt planeerida. Siis tasub kohe alguses üle vaadata seda, et kui palju aktiivseid kõneisikuid on organisatsioonis, millistes kanalites nad on esindatud, kas neil on kõik vajalikud oskused ja teadmised olemas ja kas ettevõttel oleks vaja, et oleks neid kõneisikuid rohkem. Jällegi tänapäeval brändisaadikute programmid aitavad kõneisikute valikut laiendada, kujundades erinevate valdkonna arvamusliidreid. Tihti inimesed, kellel on teadmisi oma valdkonnast, väga pikaajalised kogemused, vajavad ühest küljest julgustust, teisest küljest toetust ja koolitust, et ollagi aktiivsed kõneisikud erinevatel teemadel. Ja brändisaadikute programmid on nii populaarsed, sest me kõik ju teame seda, et inimesed ostavad inimesi ja mida rohkem meil on erinevaid inimesi erinevates valdkondades, erinevate väärtustega, siis seda rikkalikum on ja autentsem ja unikaalsem on ka meie ettevõtte hääl ja sõnum, mis kõnetab erinevaid sihtgruppe. See on oluline aru saada, milliseid kanaleid ettevõtte hetkel kasutab, milliseid kanaleid kasutavad meie töötajad ja milliseid kanaleid kasutavad ka meie potentsiaalsed töötajad. Me oleme kogenud ühes ettevõttes sotsiaalmeedia koolitust tehes ja brändisaadikute programmidest rääkides, et juhtkond oli väga vastu üleüldse sotsiaalmeedia suhtes, oli pigem skeptiline, aga pikkade arutelude tulemusena jõudi selleni, et lisaks sellele, et ettevõte peaks olema esindatud Facebookis ja LinkedInis, on ka väga oluline, et ettevõte oleks nähtav ka TikTokis, sest potentsiaalsed kandidaadid seda aktiivselt kasutavad. Ja siis selline audit, mitmepoolne audit just sotsiaalmeedia kanalite kontekstis on oluline selleks, et aru saada, milliseid kanaleid valida, aga jällegi, et kaardistada, milliseid koolitusi on inimestele vaja, et milliseid oskusi me peame õpetama inimestele. Järgmisena on kindlasti nagu iga asja puhul mõistlik vaadata üle, mida teevad konkurendid tööandja brändiga seoses, brändisaadikute programmidega seoses, milliseid kanaleid nad kasutavad, kuidas nad seda täpselt teevad ja ka vaadata just potentsiaalse kandidaadi pilgu läbi, kellel ja mis asjad õnnestuvad paremini, kellel halvemini, leida enda unikaalne stiil, kuidas tööandja brändi, brändisaadikute abil võimendada ja viia õigete inimesteni. Ja brändisaadikute programmide puhul järgmine punkt, mida auditis peaks vaatama üle, kas meil on väärtuspakkumine potentsiaalsetele kandidaatidele, kas see väärtuspakkumine on selge ja konkreetne ja leitav mitte ainult kodulehel, vaid ka sotsiaalmeedias, kas meie olemasolevad töötajad on sellest teadlikud ja kas nad seda ka aktiivselt jagavad. Et
mida selgem ja konkreetsem on tööandja brändi väärtuspakkumine, seda lihtsam on seda ka kommunikeerida ja läbivalt mitte näidata, mitte rääkida sellest, et see on, vaid näidata selliselt, et potentsiaalsed töötajad kogeks seda, milline on meie ettevõtte seespool, milline võiks olla minu töö, millised on minu kolleegid ja juht. Jällegi siin mängib olulist rolli see, mida räägivad olemasolevad töötajad ja siin mängib rolli ka see, kui nähtavad on ka juhid, kelle juurde tööle tullakse. Et brändisaadikute programmid, kui nad on hästi läbi mõeldud ja edukalt käivitatud, nad aitavad ka vältida sellist probleemi, et tullakse hea tööandja brändi pärast ja lahkutakse juhi pärast. Ja kui kõik need asjad on üle vaadatud ja hetkeolukord on ka kaardistatud, siis oleks väga oluline, et oleks selge pilt nii inimeste vajadustest kui ka ettevõtte võimalustest ja milliseid koolitusi võib minna töötajatele, mitte ainult tehnilisi oskusi puudutavaid koolitusi, vaid ka koolitused, mis aitavad inimestel paremini iseennast tundma õppida, üles leida ja kultiveerida töö kirge, leida oma tugevusi, miksi ja nii edasi. Kui vaadata erinevate osalejate tagasisidet brändisaadikute programmidele, just sellised jätkukoolitused on nende arvates hästi olulised, kui me vaatame sellist brändisaadikute programmide pikemaajalist protsessi, siis koolitused aitavad ka hoida motivatsiooni, annavad aeg-ajalt sellist inspiratsiooni-süsti ja aitavad ka töötajatel jõuda ka järgmisele tasemele ja ettevõtted, kes võtavad brändisaadikute programme juba mitte ainult sellise eliitseltskonna jaoks mõeldud programmina, vaid laiema seltskonna jaoks ja terve organisatsiooni jaoks, siis loovadki erinevad koolituste komplekte, mis pidevalt täienevad just selliselt, et kui tuleb uus töötaja, siis brändisaadikute programmi näiteks sissejuhatus on osa onboarding protsessist ja igaüks võib igal hetkel selle programmiga liituda just sellest kohast, kus ta hetkel on ja anda maksimaalne panus tööandja brändi tugevdamisse. Ja need koolitused võivadki olla väga erineva formaadiga ja mida rohkem need erinevad koolitused arvestavad sellega, et töötajad on erinevad, vajadused on erinevad, huvid on erinevad, seda mõjukamad nad on. Ja siis kindlasti ka tööandja brändi auditis peaks üle vaatama seda, et milliseid tööriistu läheb vaja brändisaadikule selleks, et ta saaks olla edukas, selleks, et ta saaks oma rolli maksimaalselt hästi täita ja et tal läheks võimalikult vähe ressurssi, ajalist ressurssi, et jagada ja postitada ja esindada oma ettevõtet ja osad ressursid on ettevõttes kindlasti juba olemas, osad tööriistad võib-olla vajavad läbimõtlemist, planeerimist, aga kindlasti mida rohkem on ettevõtte poolt antud erinevaid tööriistu, mis teevad brändisaadiku rolli lihtsamaks, seda lihtsam on ka töötajatel seda rolli võtta ja seda jällegi järjepidevalt täita.
sest nagu iga asjaga ka brändisaadiku roll on otseselt seotud uue harjumusega ja harjumuste omaks võtmine võtab aega ja mida lihtsamaks see protsess on tehtud, seda suurem on tõenäosus, et see uus harjumus muutub positiivseks rutiiniks ja väga paljud rahvusvahelised organisatsioonid, kes on juba aastakümneid edukalt kasutanud oma töötajaid aktiivsete brändisaadikutena, on järjest rohkem jõudmas selleni, et brändisaadikute programmi ei käsitleta eraldiseisva nähtusena, vaid võetakse seda osana oma ettevõtte kultuuris, kus brändisaadiku roll ongi üks osa sellest, mida me ettevõttena ja tiimina teeme. Lesia võttis nüüd ilusti kokku selle, et kuidas siis nii-öelda enne võib-olla, kui brändisaadikute programmiga alustada või mingites etappides olla, et kuidas siis organisatsiooni või ettevõtte poole pealt analüüsida, et mis vajaks rohkem fookust, kus on kitsaskohad, millega rohkem tegeleda, aga me kindlasti soovitame mõelda ka töötajatele ja nende persoonibrändidele ja võib-olla natukene analüüsida neid nii potentsiaalseid saadikuid kui siis ka neid, kes võib-olla juba on liitunud. Ja nagu Lesia ütles, siis mis meie soovitus on see, et vaadatagi väga-väga nii-öelda avatult ringi, et me ise oleme ka täheldanud seda, et väga palju on selliseid positiivseid üllatajaid töötajate hulgas, et ei pruugi isegi alguses mõelda, et see võib olla kõneisik, aga võib-olla ta on sellises osakonnas tagasihoidlik, aga tal on näiteks väga hea oskus, kuidas, ma ei tea, videosid teha või TikTokis aktiivne olla või siis, ma ei tea, teisi inimesi kaasata, et selles mõttes kindlasti anda võimalikult paljudele, mitte ainult limiteerida neid saadikuid kindlate siis tunnuste alusel, aga siis võib-olla natukene vaadata, kui juba selliseid aktiivseid saadikuid tekib, et anda neile siis nii head tööriistad, et ka nemad samamoodi nagu see ettevõte, kus oli see pilt sellisest klants büroohoonest ja garaažist, et siis töötajate osas samamoodi nad oskaksid nii oma füüsilise kui siis ka digitaalse brändi korda teha, et ta siis nende saadikute staatust pigem toetaks. Ja mis see võib-olla kõige suurem hirm on alguses, ongi see, et eriti juhtkond, kindlasti ka erinevad keskastme juhid, aga ka täiesti tavatöötajad tihti mõtlevadki, et issand, et see saadiku roll kindlasti tähendab seda, et ma pean nüüd olema, ma ei tea, kogu aeg laval, jagama kõike, olema selline totaalne avaliku elu tegelane ja staar, et pigem nagu siis seda hirmu maha võtta ja pakkudagi neid erinevaid võimalusi ja vaadatagi, et kus kohas need saadikud täna on. Et tegelikult ei pea ju kõik saama sellisteks aktiivseteks, superaktiivseteks saadikuteks, et on vaja ka neid, kes neid aktiivseid toetavad, ehk siis igaüks kindlasti leiab enda rolli sõltuvalt siis nende enda eesmärgist, et on nad siis sellised passiivsed saadikud, kellel siis nii-öelda miinimumtasemeni võiks olla vähemalt need virtuaalsed visiitkaardid sarnaselt korras nagu nende füüsilised visiitkaardid on, või siis on nad päriselt aktiivsed, et vaadatagi selle auditi käigus võib-olla natukene iga saadiku puhul siis tehagi näiteks kõige lihtsam ongi panna nimi Google'isse sisse ja vaadata siis, et mis info sealt esimese 1, 2, 3 lehe pealt välja tuleb
et mis see seis täna on ja võib-olla siis ka teha mingisugune workshop või saadikuga suhelda, et mis ta enda nii-öelda ootus ja soov on, et kuidas siis aidata tal seda parandada. Et üks võimalus, kuidas siis neid saadikuid analüüsida ja võib-olla siis mingis mõttes vaadata, et kes kus hetkel on ja kuhu tahab jõuda, et nii-öelda sotsiaalmeedia mõttes ja tegelikult ka füüsilises maailmas, et kes siis nii-öelda pigem nii-öelda kasutab sotsiaalmeediat ja võib-olla ka võrgustikku lihtsalt suhtlemiseks, kes kasutab sotsiaalmeediat sisu jagamiseks ja ongi väga tublid nii-öelda sellised teiste toetajad, kes tahavad rohkem võrgustuda ja kes on siis päriselt need saadikustest, kes on valmis sisu looma, mis on nende tugevused, sest neid sisuformaate on ju nii erinevaid, on neid, kes kindlasti väga hästi nii-öelda videos suudavad esineda, on neid, kellele meeldib kirjutada, on neid, kellel on pigem väga head võrgustikud, on neid, kes kindlasti oma valdkonnas tahavad midagi ära teha, võib-olla ainult siis oma selliste ekspertgrupis midagi jagada või ma ei tea, artikleid kirjutada, et neid võimalusi on hästi palju, et võib-olla enda jaoks natukene siis ära jagada, et millised saadikud teil on, kas teil on kõik nii-öelda need trepiastmed kaardistatud, et kui kõik on sellised aktiivsed sisuloojad, et siis tegelikult võiks ikkagi neid toetajaid ka olla, et igaüks nagu mingis mõttes mõjuisik, aga siis see mõju on siis kindlasti igaühel erinev ja sõltub siis ka hästi palju kanalist, et vaadata ka, et mis kanalid teile organisatsiooni või ettevõtte jaoks olulised on ja kas iga kanali jaoks siis on ka sellised saadikud või on midagi, mis on puudu. Ja kindlasti siis mõelda ka nii-öelda selle füüsilise poole peale kui siis ka digipoole peale ja siis kindlasti annab neid erinevaid töötubasid saadikutele ka teha, et nad saaksidki võimalikult palju tööriistu, et tihti ongi võib-olla alguses need hirmud, et isegi kui mingid kanalid huvi pakuvad ja tahaks midagi teha, siis alguses me ise näeme ka, et saadikud tihti kardavad võib-olla jagada, et nad midagi ei taha valesti teha, et reeglina tegemist on ikkagi selliste väga toredate fänntöötajatega, kes tahavad väga palju head teha, aga just, et nende hirmu maha võtta, et nad siis ei saa kuidagi nii-öelda ettevõtet kahjustada oma postitustega. Ja siis võib-olla kui Oleisa soovitas need kanalid siis organisatsiooni või ettevõtte võtmes paika panna ja mõelda, et mida on puudu ja mida on üle, siis tegelikult annab need saadikud siis nende kanalite raames siis ka kenasti ära jagada, et kes siis rohkem, ma ei tea, on valmis avalikke esinemisi tegema või kuhugi podcasti minema, kes on nõus artiklisse võib-olla mingit kommentaari andma ja kes siis on sotsiaalmeediakanalites tublid. Ja võib-olla siis koos nendega mõelda ka, et mis igaühe selline mõju ulatus on, et kui kaugele nad tahavad siis oma mõjuga jõuda, et tahavad nad ainult ettevõttes tegutseda, tahavad nad, ma ei tea, klientide potentsiaalsete töötajateni jõuda, tahavad nad oma valdkonnas midagi ära teha, et seda on kindlasti ka tasub läbi mõelda ja täiesti avatult rääkida ka nende eesmärkidest, et tihti me näemegi, et ettevõtted ja organisatsioonid räägivad siis sellest, et millised ootused neil saadikutele on, aga täiesti okei on ka see, et igal saadikul on oma selline egoistlik soov, miks ta saadikuks on, et kas ta siis tahab areneda, kas ta tahab nii-öelda ettevõtte sees karjääri teha, võib-olla ta tahab oma valdkonnas selliseks arvamusliidriks saada, et igaühel võib olla mingisugune oma eesmärk ja mida egoistlikum see on ja mida rohkem sellest nii-öelda avalikult räägitakse, et seda usinamad saadikud nad kindlasti on. Ja avalikult rääkida ka nende hirmudest, sest et neid hirme on ju kindlasti palju, et hirmudest täna me pikemalt ei räägi, sest me tegime ju eraldi täiesti selleteemalise webinari ka. Aga eks see põhiline ongi lihtsalt see teadmatus, et võib-olla mõeldagi läbi, et mis kellegi puhul siis kõige häirivam on, et just seda aktiivsust mitte pärssida sellega, et keegi, ma ei tea, kardab postitada mingisugusel põhjusel, mis tegelikult üldse reaalne ei olegi. Nii et mõelda siis ka kõikide nende saadikute
saadikutega, milline see sisu võiks olla, millist sisu teil täna puudu on, millises formaadis täna erinevad postitused on, milline on see potentsiaalne töötaja, keda te oma organisatsiooni või tiimi ootate, millist sisu tema tarbib, millised on tema väärtused, milline on tema jaoks väärtuslik sisu ja nii edasi, et mõelda selle peale ka. Ja mida siis saadikutega veel tasub ette võtta, et selline hästi hea audit ja selline arenguplaan on selline one-pager või siis üheleheküljeline persoonibrändi plaan. Selle me tegelikult siin kopeerisime oma brändnimega Sina raamatust. Need on kahjuks küll läbi müüdud, aga e-raamatut veel on, kellel huvi on. Ja tegelikult ongi 7 küsimust, et mida võib nende saadikutega siis läbi käia ja uuridagi siis nendelt kõigepealt, et kui selgelt nad on läbi mõelnud, et mis nende isiklik eesmärk on selleks, et nad on saadikud, siis kindlasti, et kes nad saadikutena on, mis on nende superpowerid, millega nad aitavad oma tiimi, kliente ja nii edasi. Mis on siis nende isiklik väärtuspakkumine või millega nemad siis nii-öelda võiksid lisaväärtust luua. Kui suur see mõju ulatus neil peaks olema, et on see siis ettevõttesisene, on see oma valdkonnas, on see laiem üldse, mida nendest peaks teadma, milliseid kanaleid nad kasutada võiksid, ehk siis kuidas saab teada ja tegelikult tasuks ka saadikutega rääkida seda, et kuidas siis seda edu enda jaoks mõõta, et igaühel on siis personaalne selline eesmärk, aga kindlasti te ju mõõdate seda brändisaadikute programmi või tööandja brändingu edu, aga need sellised pisikesed mõõdikud võivad igal saadikul ka olla, et siis on just tore sellist võib-olla gamification'it sinna kuidagi sisse tuua, et vaadata kvartalis, et kes kuhugi on jõudnud ja panna mingisugused enda sellised pisikesed mini-eesmärgid. Ja kui rääkida sotsiaalmeediast, et kuna see ikkagi on hästi-hästi suur osa kogu sellest brändisaadiku rollist, et mitte loomulikult ainukene osa, aga väga suur osa, siis mis on see võib-olla selline kõige lihtsam asi, et mida siis auditi puhul üle vaadata ja mida soovitada siis alustavatel saadikutel, et ükskõik, kas nad siis stardivad koos või keegi siis liitub hiljem, et mida nad võiksid siis nii-öelda saadikuna vaadata, et neil korras oleks, et loomulikult tasuks neil kõigepealt üle vaadata, et kui palju sotsiaalmeedia profiile neil üldse on, et mida meie oleme näinud, et me oleme näinud ka selliseid kõige koloriitsemaid selliseid case'e, kus on tõesti inimesel 5 või 6 profiili ühes kanalis, aga vahepeal on salasõnad meelest ära läinud ja ühel ei ole pilti ja teisel ei ole sisu ja nii edasi. Et kindlasti tasuks siis saadikutel soovitada, et kui nad enda sellist auditit saadikuna teevad, et nad oma profiilid korda teevad, et ei oleks topeltprofiile, et ei oleks tühjasid profiile, et see on täitsa okei, et nad ei pea kasutama saadikuna kõiki kanaleid. Nad saavad valida oma eesmärgist lähtuvalt siis endale sobivad kanalid välja, aga kindlasti ei tasuks hoida tühjasid kanaleid. Et kui nad näiteks Twitterit ei kasuta, siis pigem tasuks see nii-öelda ees- ja perekonnanimega konto ära kustutada, et kui nad seal midagi jälgida tahavad tühja profiiliga, et siis võib üldse mingi teise nimega panna, et ta just otsingust nii-öelda välja ei tuleks. Ja siis kindlasti sellise nipina veel, et erinevates kanalites saadikud siis võiksid kasutada läbivalt siis sama pilti, et see lihtsalt visuaalselt aitab väga lihtsalt siis inimest identifitseerida ja üles leida ja väga tore ka, kui ettevõtte poolt on siis ka võimaldatud sellised taustapildid, et kes soovib, siis saab seda ka kasutada. Ja eks see sotsiaalmeedia profiil on natukene nagu visiitkaart ainult digitaalses vormis, et siis eesmärk ongi 3 sekundiga anda siis arusaam, et kes sa oled, kui sind guugeldatakse, et ükskõik, kas siis see on potentsiaalne kolleeg või siis koostööpartner, et kas sinuga tahetakse koos töötada või mitte. Nii et igal saadikul
saadikul siis tasuks läbi mõelda, et mis kanal on oluline ja miks ja siis see baasinfo ära täita, et andagi võib-olla selliseid nippe, et igaüks ei pruugi teada, et kuhu kohta siis tööandja kirja panna ja miks ta siis mulle sellist credibility't juurde annab, kui mul on ära märgitud, et kus ma siis töötan. Ja kindlasti analüüsida saadikutega, et mis formaadid neile meeldivad. Mõnele meeldib võib-olla podcastides käia, mõnele meeldib kirjutada, et see on siis see oluline. Ja need teemad on siis võib-olla see, mis on kõige olulisem, et me näeme nendes hirmudes saadikute puhul, et ei taheta oma nii-öelda võrgustikuga jagada sellist infot, et mis tundub kas pealetükkiv või selline müra, aga selleks, et ta ei oleks müra, selleks nad peaksid selles ettevõtte poolt jagatud või ettevõtte jagatud nii-öelda postituses siis leidma enda jaoks mingisuguse sellise iva, mis oleks siis kasulik tema võrgustikule. Ehk siis mõelda, et mis nende huvid on, mis nende väärtused on, kellel on, ma ei tea, keskkonna säästlikkus, kellel on innovatsioon, kellel on mis iganes teemad siis sõltuvalt teie organisatsioonist või ettevõttest ja mõelda, et mis nende teadmised ja kogemused on, mis neid tõeliselt käivitab, mis nende kirg on, võib-olla mingisugused saavutused, et sellest siis nii-öelda selline võimalikult hea lahendus välja mõelda ja siis see aitab ka nii-öelda saavutada seda, et lihtsalt ettevõtte postitust 10 või 20 inimest ilma igasuguse kommentaarita suvaliselt laiali ei jagaks, vaid paneks sinna sisse ka oma mingisuguse mõtte, oma mingi kommentaari, võib-olla erinevad inimesed jagavad erinevaid asju, et ta ei muutuks müraks ka nii-öelda laiemale üldsusele, vaid et ta pigem tuleks selliste huvitavate nurkade jaoks, huvitavate nurkade alt. Ja loomulikult lugude jutustamine on hästi oluline, et auditi käigus vaadata ka, et kas on selliseid saadikuid või kõneisikuid, kes on väga head lugude jutustajad, et jällegi tuua neid näiteks teistele, võib-olla motiveerida ka teisi mõnda enda lugu jutustama, et lugusid on ju hästi palju, et need ei pea olema ainult saadikutest endast, et need võivad olla, ma ei tea, potentsiaalsetest töötajatest, uutest kandidaatidest, tootest, teenusest, millest iganes, nende arenguteekonnast, et neid võimalusi on hästi-hästi palju. Aga ma arvan, et kõige olulisem siis selle auditi juures on mitte siis võib-olla liiga detaili minna, et mõeldagi läbi, et mis teie ettevõtte või organisatsiooni võtmes kõige olulisem on, panna endale mingi plaan paika ja seda auditit siis nii-öelda ettevõtte ja inimese tasandil siis korrata. Sõltuvalt siis ettevõtte suurusest, et on see siis kord aastas, on see kord poolaastas, kord paari aasta jooksul, just sellepärast, et saada mingisugune mõnus järjepidevus ja vaadata, et kuidas te siis nii-öelda oma eesmärkidega olete, kuidas vahepeal arengud on toimunud, kuhu veel panustada, milliseid tööriistu on veel vaja ja nii edasi. Nii et eks see muutus alati saab alguse väga väikestest sammudest, nagu me siin igal korral räägime ja saadikutele ka siis anda selline kohvitopsi soovitus, et 15 minutit vähemalt on see siis päevas või nädalas või kiirematel inimestel kas või paari nädala jooksul, et mida tegelikult jõuab 15 minutiga ära teha, et seda on väga-väga-väga palju ja vaadata siis, kes need tublimad saadikud algusest peale on, tuua neid esile ja siis võib-olla neilt nii-öelda nippe koguda ja jagada neid teistele, et saada siis sellist motivatsiooni ja et nii-öelda lisaks auditile ka siis need saadikud ise aktiivsed oleksid.
Ja kindlasti lisaks sellele, et teha sellised suuremad auditid iga natukese aja tagant, siis tasub vaadata ka üle seda, kui aktiivsed on töötajad erinevates kanalites regulaarselt, sest see tagasiside ja teiste aktiivsete inimeste tunnustamine aitab ka teistel, kes ei ole alguses aktiivsed, hakata rohkem selle peale mõtlema, hakata astuma esimese samme. Ja tänapäeval me järjest rohkem näeme seda, et brändisaadikute programmid on muutumas uueks normaalsuseks ka Eestis, ka Baltikumisse ja Skandinaaviasse ja kindlasti vaadates seda, kuhu on välja jõudnud rahvusvahelised organisatsioonid, kus on brändisaadikute programmid olnud juba aastakümneid, siis seda oodata on ka Eestis, et brändisaadikute programmid aitavadki ühest küljest parandada nähtavust ja suurendada usaldusväärsust sotsiaalmeedias, aga neil on väga suur roll ka selles, et suurendada töötajate rahulolu oma tööga ja parandada ka vaimset tervist, et siis kui me raamatut brändi nimega Sina kirjutasime, siis kõikide erinevate uuringute vahel kõige rohkem võiks öelda lausa raputas meid Gallupi uuring, mis aastast aastasse ja erinevates riikides näitab seda, et 85% töötajatest ei ole rahul oma tööga ja ei ole aktiivsed, nad ei ole kaasatud ja me näeme kindlasti seda, et brändisaadikute programmidel on väga suur potentsiaal seda olukorda muuta. Ja olles nüüd mitmeid aastaid mitme erinevate ettevõtetega brändisaadikute programme ja koolitusi teinud, me näeme sellise ideaalse formaadina just kombinatsiooni erinevatest koolituste tüüpidest ja formaatidest, mis ühest küljest arvestaks töötajate vajadustega, töötajate eripäradega, aga ka kaasaks võimalikult palju töötajad erinevatesse nii-öelda brändisaadiku eluetappides ja erinevate kogemustega, et kindlasti ja võiks öelda, et Eestis on populaarsed sellised inspiratsioonikoolitused, kus töötajad ja kõik organisatsiooni töötajad saakski aru sellest, mis on tööandja bränd, mis on persooni bränd, kuidas nad omavahel seotud on, kuidas ja milline on iga inimese roll brändisaadikuna, isegi kui ta seda aktiivselt endale kanda ei võtta ja siis ka sellised põhjalikumad ja sügavamad koolitused just nendele inimestele, kes on valmis lavale astuma, kes on valmis brändisaadiku rolli aktiivselt võtta ja jällegi kahtepidi koolitused, et koolitused, mis annavad tehnilisi oskusi ja tehnilisi teadmisi alustades erinevate sotsiaalmeediakanalite funktsionaalsustest kuni selleni välja, et kuidas kirjutada ja jutustada lugusid, kuidas jagada postitusi niimoodi, et neil oleks ka mõju, aga ka teemad ja workshopid, mis aitavad töötajatel paremini aru saada iseendast, üles leida oma tugevused, üles leida oma kirg, leida sügavaid seoseid enda isiklike väärtustega, tiimiväärtustega ja siis organisatsiooni väärtustega üldiselt, et kui kõik need asjad on
moodustavad tervikut, siis ka tegelikult ka brändisaadikute programmide edu on jätkusuutlik ja jällegi kõikide nende asjade koosmõju on seda tugevam, mida rohkem me arvestame sellega, kuidas me inimestena toimime, kuidas tekivad meil harjumused. Jah, meie oma programmides oleme ka sellist teadlikku käitumismuutmist ja positiivsete harjumuste juurutamist ka sisse pannud, sest sellised väiksed asjad lõppkokkuvõttes mängivad väga suurt rolli. Ja brändisaadikute programmidega kindlasti ühel või teisel viisil tasub tegeleda igal ettevõttel ja varem või hiljem muutub see paratamatult kõige olulisemaks konkurentsieeliseks ja need, kes alustavad täna, saavad edumaad. Aga esimesed, nagu Evelin ütles, et igasugune bränding, nii tööandja bränd kui ka persooni bränd on maraton. See kõik algab sellest, kui me teame, kuhu me liigume ja kuhu me tahame välja jõuda. Ja tänapäeval, mida rohkem meie ettevõtte töötajad on teadlikud sellest, mis suunas liigub ettevõte ja on enda jaoks ka lahti mõtestanud seda, miks nad selles samas bussis on ja kuhu nad ise tahavad välja jõuda, seda suurem on tõenäosus, et kõik osapooled jõuavad sinna, kuhu nad tahavad ja naudivad ka seda teekonda. Aga meie poolt on selline lühike kokkuvõte tööandja brändi ja ka persooni brändi auditist tehtud. Ma loodan, et te saite sellest uusi mõtteid ja inspiratsiooni. Et kindlasti andke meile teada, mis teid kõnetas, mis mõtted tekkisid ja järgmistel kordadel vaatame ka erinevate teiste teemade sisse, mis puudutavad tööandja brändi ja brändisaadikute programme. Ja järgmine kohtumine, kellel huvi on ja aega ka, on siis 11. märtsil taaskord kell 4 virtuaalselt ja siis me räägimegi sellest, et millised on meie kogemused ja mida me soovitame, et kuidas siis nii organisatsiooni väärtusi integreerida siis brändisaadikute enda väärtustega just see, just võib-olla selle nurga ja tähenduse alt, et nad oleksid motiveeritud tegutsema, oleksid aktiivsed saadikud ja et ei juhtuks nii, et käivitate brändisaadikute programmi, aga võib-olla paari kuu pärast see ütleme, see aktiivsus raugeb ja siis nii-öelda on seda uuesti käima tõmmata oluliselt keeruline. Nii et suured tänud teile ja väga tore küsimus tuli Liisalt, et kas eelmiseid webinare saab järgi vaadata, saab küll, et Olesia kohe kirjutab sinna chati ka, et kus kohas need meil kõik on, et tegelikult YouTube'ist leiab nad kõik kenasti ülesse. Kui meie tänane webinar lõpeb, siis teile jõuab meili salvestus, tänase webinari salvestus koos lingiga, kus on kõik eelmised webinarid, et neid saab järgi vaadata. Aga kas teil on veel küsimusi? Ja ma panen siia ka selle info, et brändimega sina.ee meili, et kes ei saa meie meile, aga tahaksid, et kus siis nii-öelda tuleb peale igat webinari salvestus ja eelmiste info, et siis saate meile saata, et kui me oleme kuidagi unustanud teie meili sinna lisada ja te ei ole siiamaani saanud, et siis andke meile teada ja lisame teid sinna listi.